Ja tere kõik külalised kaugemalt ja omad inimesed lähemalt. Kuna ma saan aru, et me sõidame väga varsti sisse kohvipausi, siis lihtsalt nii kaua, kuni ma ennast sinna hakkan sisse elama, et siis tõuske korraks püsti ja sirutage, sest et me oleme jube palju istunud ja õhk on vähe, nii et julgelt, et istumine ei ole kõige tervislikum tegevus, väike ringutus. Et teie sirutamise taustaks ma räägin natukene endast. Ma vaatan, et päris hea oli see mõte mul, mis mul kohe alguses tundus, et ma ei kirjuta oma nime alla ühtegi tiitlit ja ma natukene võib-olla parandan Urmast, et ka minu mõtted ei ole võib-olla niivõrd tulenevalt minu ametist, kuid minu isiklikud, et see mõnes mõttes annab vabaduse veidikene natuke neutraalsemast positsioonist rääkida, sest et lisaks oma tööle Võrumaa Arenduskeskuses tegelema ka väikest viisi teadus- ja uurimustööga Tallinna Ülikoolis, nii et sotsiaalse innovatsiooni valdkonnas. Aga siis, et võib-olla siis on see põhjus, miks ma siis seda teemat täna rääkima mul paluti. Ma arvan, sõbrad tunnevad ära selle pildi, nad on seda ühes kohas kohanud, see on minu Facebooki nii-öelda see avakuva ja mulle kohutavalt meeldib see pilt sellepärast, et siin on kaks olulist sõnumit. Esimene oluline sõnum on see, et sünnipäevad on väga kasulik teie tervisele, sest et uuringud on näidanud, et mida rohkem on teil sünnipäevasid, seda kauem te elate. Nii et ma arvan, et see on selline, võtke teadmiseks ja tehke järgi. Teistpidi see pilt, see on nägemus sellest, kelleks ma tahan saada. Hiljaaegu ma olin ühes akadeemilises suvekoolis, kus oli siis muude asjade kõrval tekkis arutelu, et mis on siis sinu karjääriperspektiiv, kelleks sa tahad saada, eks ju, et mitte siis nagu lapse käest ei küsita, vaid nii on ju. Ja päris siiralt mina tahan jäätisemüüjaks saada. Aga küsimus ei ole mitte selles, et kelleks ma tahan saada, vaid mis ajahetkel, ja ma päriselt tahan olla 40 aasta pärast ühes kohvikus niisugune tore tudisev natukene tülgleidis jäätisemüüja, kes siis teistele omasugustele sellist mõnusat pehmet jäätist masinast välja vurab ja ma tean, et siin saalis on inimesi, minu häid tuttavaid ka, kes tahab saada näiteks pargis lehtede riisujaks ja veel selliseid põnevaid asju ja ma arvan, et see on jumala okei unistus. Ja just sellepärast, et need eakad inimesed ei ole ka alati selline hall mass, et kui ma usun, et 40 aasta pärast Vikerraadio õnnesoovides kostavad sellised talendid nagu Mr. Happy Man ja see tuberkuloitid ja see amploa on hästi mitmekesine, et me ei peaks arvama, et ühel hetkel vanuse muutudes siis järsku me muutume selliseks ühtlaseks olluseks, anonüümseks vanuriks, kes pigem on siis justkui nagu ühiskonna jaoks koormus. Et ma tahan rääkidagi sellest, kuidas võib-olla kuidas meie rahvastiku vananemine on pigem üks väga äge võimalus. Ehk et see on ressurss, mida meil on hullu pööra ja mida tuleb järjest juurde. Kui mõelda nüüd selle peale, et miks meie rahvastik vananeb, eks ju, et see protsess on tegelikult toimunud Euroopas üle 150 aasta, vaikselt kulgenud, me oleme lihtsalt tänaseks jõudnud mingisugusesse etappi. Ja iseenesest on see inimkonna suur saavutus, sest et inimesed elavad kauem. Ja selles osas on ikka Euroopa ja Jaapan väga hea teed näitava võimalusega leida neid uusi lähenemisi sellega toimetulemiseks. Ja mul on jube hea meel, et kui me tõmbame selle skaala väiksemaks, siis Eesti kontekstis on just Kagu-Eesti näiteks see piirkond, kellel on võimalus olla teerajaja ja näidata, millised võimalused peituvad vananevas ühiskonnas. Sest et vananev ühiskond tähendab seda, et inimesed elavad kauem, lapsed ei sure ära, üldse noored inimesed, eks ju, ei sure ära, vaid et enamus inimesi, kes sünnivad, jõuavad ka väga kõrgetesse ikka. Me ei jää vanaks ainult pensioniea arvelt. Pikeneb ka meie
nooruspõlv, meie täiskasvanuiga, mis tähendab, et kui vanasti pidid lapsed minema ruttu tööle, seepärast et lihtsalt varsti surid ema-isa eest ära ja siis oli vaja keegi, kes selle põllu üle võtab, siis kui eluiga vaikselt pikeneb, siis on võimalus minna kooli, sai omandada kooliharidust, eks ju. Tehnoloogia areneb, meie nii-öelda võime lisaks esmatarbekaupadele toota ka juba natukene rahurõlda nagu teiste tasemete vajadusi, et see järjest nagu paraneb, ehk küsimus on see, et kuidas me võib-olla sellesse väärtusesse ka nagu suhtume, eks ju, et kas see, et kui me enam ei pea hommikust õhtuni tegema füüsiliselt rasket tööd kuskil põllul või metsas selleks, et omale talvekartul või toasoe saada, et kui vastutustundlikult me selle vabaneva ajaga nagu toimetame ja käitume. Ehk et see, et kui me elame kauem, meil on tegelikult avanevad õppimisvõimalused, ehk et ka demograafilised protsessid rahvastiku vananemise, eluea pikenemise kontekstis loovad eeldusi rohkem õppida, loovad võimalused, rohkem inimestel on aega omandada haridust, mis tähendab, et nad on võimelised kiiremini kohanema muutustega, nendel on võimalus juba rohkem sellist väärtusloomet luua või väärtust luua. Kui me ei eksi, siis mingisugune näitaja on, et kui ühest põlvkonnast umbes üle 60% juba inimestest on kõrgharidusega, siis tegelikult see majandussektor või see skoop suundubki rohkem siis nendesse nii-öelda 5. sektorisse, mis on seotud tervise, loomemajandus, haridus, teadus. Need on kõik sellised valdkonnad, mis on aluseks innovatsioonile ehk progressile, mis tähendab seda, kui me elame kauem, me saame õppida kauem ja meil on väga võimas ressurss ellu viia kiiremini innovatsiooni ja arendusi. Et iga lisanduv aasta on tarkus, mitte koormus. Et selles mõttes võiks isegi siin mõttemängu mängida, et kas järele tulevad väiksemad põlvkonnad arvulises mõttes, samas omades suuremat hariduslikku kapitali ja sellist sotsiaalset kapitali, kas nad mitte äkki ei suuda luua sama palju, isegi rohkem nii-öelda rahvuslikku kogutulu, kui varasemad põlvkonnad, kes elasid vähem, kellel oli vähem aega õppida, kes jõudsid võib-olla vähem panustada sellisesse lisandväärtuse loomisse. Nii et see on mõtlemise koht. Aga loomulikult see vanadus ei ole, sellel vananemisel on oma varjuküljed. Ja see on ilmselt see, millega me tavaliselt nagu tahaksime nagu samastuda, eks ju, et vana inimene, see kindlasti on selline haige inimene, eks. Et nagu ma ütlesin, see ei ole niimoodi, et täpselt nii, nagu me oleme igas vanuses inimesed on väga erilised ja väga eriilmelised, nii on seda ka teistes eagruppides. Ja siin tuleb üks selline näite nagu tervena elatud aastad, mis nagu võtab kokku päris hästi selle, et okei, me elame kauem, aga milline on see elukvaliteet, millega me kauem elame, et kas see pikenev eluiga tähendab seda, et meil pikeneb ka see aeg, millal me elame mingite koormustega või meil on nagu mingid takistused oma eluga toime tulemiseks, tervisest tulenevad takistused, või see tähendab seda, et see meie selline vaegustega elatud aastad kuidagi kompresseeruvad sinna lõppu väikesesse ajaaknasse, või see tähendab hoopis seda, et meil küll võib-olla pikeneb see abivajadusega elatud aastad, aga see abivajadus iseenesest on järjest kergem või me oskame sellega kohaneda, nii et tegelikult ka sellesse, et kuidas seda täiendavat ka sellist tervisest tulenevat abivajadust mõista, et see võib olla ka nagu erinev ja ma ei oska teile öelda vastust, et mis on see meie nagu väga konkreetselt, aga kui vaadata neid numbreid, need on nüüd tervena elatud aastad, ehk et see sinine osa tulbast näitab seda, kuidas siis aastatest 2007 kuni 2017 on arenenud 3 maakonna tervena elatud aastad ja see oranž osa näitab siis seda kogu elupikkust. Ehk et me näeme, et Põlva maakond on alustanud küll hästi madalalt tasemelt, aga seal on toimunud ka päris selline selle aja jooksul ikkagi märgatav tõus.
Valga maakond on kohe eriti stabiilselt kinni hoidnud oma 50 aasta pealt ja Võru maakond mingisugust pisikest dünaamikat näitab kõrgenemise poole, aga laias laastus jääb kõik siin ikkagi 50 aasta alla. Ehk et kui me elamegi kogu pikkuses, elupikkuses järjest kauem ja kauem, ligineme sinna 80-le, siis see aeg, mis me justkui oleme siis tervisest tulenevate piiranguteta, nii kiiresti nagu ei tõuse. Ja see ilmselt on see murekoht. Aga mis teeb nagu küsimuse on see, et kui vaatame Läänemaakonda, siis Läänemaakonda pilt on hoopis teine. Ja see on olnud pikka aega nii ja ma olen kogu aeg oma ka sellise tööala jooksul mõelnud, et mis pagan seal Läänemaal toimub ja sama on Lääne-Virumaaga ja Saaremaaga, kus see trend on üsna niisugune ilus, et kus on näha, et need oranžid mummukesed või need tulbalõpud on oluliselt pisemad. Nii et järelikult, ja see vahe on kuskil 10 aastat, ehk et me räägime sellest, et Läänemaa inimeste tervena elatud aastat on circa 10 aastat rohkem, isegi natuke rohkem tänaseks päevaks, kui Kagu-Eestis. So what? Aga oletame niimoodi, et sellest, mida tähendab, mis on see sisu sellel tervena elatud aastatel võib-olla sellistes numbrite keeles, on see, et 2017 aastal sündis Võru maakonnas 306 last. Sellel hetkel, sellel samal 2017. aasta prognoosi kohaselt, oli neil siis 48,6 siis tervena elatavat aastat ees ja see üks põlvkond, 1 aasta põlvkond kokku moodustas siis peaaegu 15 000 aastat. Ehk et see on see aastate hulk, mis nad on ühiskonnale justkui siis nagu kasulikud ja doonorid ja nad loovad uut väärtust ja nad väga palju ei kuluta. Kui nüüd Võrumaal oleks olnud Läänemaaga võrreldav tervena elatud aastate hulk ees ootamas, ehk siis umbes 10 aastat rohkem, siis see tähendaks, et sellele ühe aastakäigu lastele lisanduks juurde 3000 aastat ühe põlvkonna peale, mis tagasi arvutatud siis nagu, et kui palju siis see nagu nende väiksema tervena elatud aastate tähendusest tähendaks 65 inimest. Ehk et variant, kas meil on 306 last ja nende oodatav tervena eluiga on seal ligi 60 või meil on 365 last ja nende tervena oodatav eluiga on 50, summa summarum produktiivsuse mõttes teeb see sama välja. Ehk et võib-olla me ei peaks nii palju nagu fokusseerima ainult, kuidas meil sünniks rohkem lapsi, kuidas tuleksid noored pered, vaid mõtlema selle peale, et mis on see ressurss, mis meil on olemas, aga mida me siiamaani ei ole osanud võib-olla piisavalt hästi rakendada, sest et me lihtsalt ei ole piisavalt kiiresti kohanenud selle muutusega. Toon paar näidet. Et siin ma lasen nüüd rääkida Astrid Kannelil ja meie kohalikul ühel 80-aastasel õppijal. Iseseisvuse taastanud Eesti üks esimesi ettevõtjaid, endine lõbustuspargi pidaja ning suhkruvätimüüja Aavo Eisen elab Võrumaal Rõuge Suurjärve. No. Siis on kõik hästi, täpselt. Jaa. Me sätime seda praegu. Näitan väikest klippi sellest, et kuidas võivad asjad olla. No. Sa võid väga hästi. Ettevõtjaid, endine lõbustuspargi pidaja ning suhkruvätimüüja Aavo Eisen elab Võrumaal Rõuge Suurjärve ääres kunagises apteegimajas, kus tütar jätkab isa loodud kohviku pidamist. 80-aastane Aavo läks aga sügisel Järvamaa kutsehariduskeskusesse kalakasvatust õppima, et viia ellu oma unistus, kusjuures sellega seoses pole tal mingeid ärilisi eesmärke. Vana härra Aavo on kirglik kalamees, eriti maitseb talle linask. Nüüd tahab mees endale tõestada, kas suudab ise marjast kala kasvatada. Ja mina tahaks viia selle asja niimoodi, et need kalamaimud, mis ma olen suuteline kasvatama nii 1-aastaseks, 2-aastaseks lasta Rõuge Suurjärve ja et nad käiksid kalda ääres söömas ka. Aga see on natuke teaduslik ja utoopia, aga ma püüan selle poole ja selle jaoks ma läksingi õppima. Aavo on kutsekoolis õppides kalakasvatuse kohta juba mõndagi teada saanud. Kuidas te ennast nende noorte meeste hulgas tunnete?
natuke raske on, seda ma ütlen kohe ära. Raske on, nemad on harjunud siin interneti peal kõik mulle natuke, ma õpin, kodus õpetatakse, mind lapselapsed õpetavad, aga saan hakkama. Maaülikooli lektor Priit Päkk ütleb, et nii kõrges eas õppureid pole tal varem olnudki. Erksa meelega Aavo esitab kõige rohkem küsimusi. Mitte sellepärast, et ta aru ei saa, vaid ta tahab teada elulisi asju. Ja paraku juhtub nii, et need elulised asjad võib-olla kala kasvatamise ka päris hästi kokku ei klapi, aga me leiame vastused ka sellistele poliitilistele ja võib-olla teinekord ka apoliitilistele küsimustele. Miks on nii, et mõni inimene saab 80 ja ta ootab ainult surma ja teine inimene alles siis hakkab tegutsema? Selle mulle ma ei oska vastata, ütlen teile. Mina ei tea seda. See on tahtejõud. Vaat seda meil koolis ei õpetata. Aga teil peab ikka kohutavalt palju elujõudu olema. Jätkub. Haigusi on ka kohutavalt, aga neid peab põdema selles vanuses. Lihtsalt muud ei jää üle. Et ma arvan, nii mõnigi ametnik hingab kergendatult, et Aavo oma energia seal õppimistesse on suunanud, et kindlasti päris mitmed närvirakud on seetõttu alles jäänud, sest et olles ise ka Rõuge kogukonna inimene, et ta on tõesti kohutavalt vitaalne, heas mõttes siis kohutavalt vitaalne ja hakkaja, lisaks tegeleb ta Kaitseliidus ja kus iganes veel. See ei ole tavapärane Eesti vanainimene. See on üks võimalus, mis tõestab, et see on võimalik. Et tema on meie jaoks see tuleviku peegel, et millisena ma arvan, et me kõik ise tahaksime olla 80-aastasest ja just nimelt siis, kes siis jäätist müües ja kes kaladele õpetades söömas käimist, iga ühel omamoodi. Ja teine lugu, tema on Triinu. Tema on Downi sündroomiga tüdruk, kes elab praegu Võrus siis MTÜ Meiela hallatavas või korraldatavas kogukonnas elamise teenuse ööpäevaringselt. Ja see nii Triinu lugu kui ka Meiela on sellise hea näide, kuidas olemasolevates raamides ja reeglites on võimalik väga palju ära teha, kui on soov. Meiela on selline punt hakkajaid inimesi, kellel on endal intellektipuudega lapsed olnud, kes on juba suuremaks kasvanud ja kes tundsid seda vajadust, et nad ei taha, et nad ise muutuksid täiskasvanud inimeste hooldajateks ja samas, eks ju, et nende enda tervis säiliks, et oli vaja arendada välja siis erinevaid toetavaid siis teenuseid ja võimalusi sellele seltskonnale ja koostöös omavalitsusega, ma tean ka koostöös riigiga, on nad päris palju ka suutnud ära teha sellise mõnusalt koondades erinevaid osapooli ja rahvusvahelistest kogemustest õppides. Et Triinu on vaikselt, ta on omandanud nüüd parandage mind spetsialistid, kes teavad kutseõppeasutuses siis selle eriprogrammi järgi puhastusteenindaja eriala, midagi tal oli seal veel, ma nii täpselt spetsiifikat ei teagi, aga ta on käinud tööd harjutamas nii kogukonnakeskuses kui erinevates ka nüüd juba ettevõtjate juures ja ma tean, et ka meie majas me kasutame tegelikult Meiela noorte abi näiteks, kui on vaja väga suur hulk vabariigi aastapäeva kutseid välja saata, siis miks peaksid tegema seda meie kontoris haridusspetsialist ja kultuurispetsialist ja terviseteenuse spetsialist, kui me saame anda selle töö noortele, kes seda tõesti kelle jaoks on see suur eneseteostus, et nad saavad osaleda päris töö tegemisel, et nad saavad aidata päriselt kaasa. Nii et ma arvan, et neid häid näiteid, kuidas me leiame seda potentsiaali ja ressurssi nendest inimestest, kes meie ümber on olemas. Et me ei ihale võib-olla nii palju sellist neid tuvisid seal katuselt, kui meil tuleks ainult rikkad ja ilusad ja terved ja noored ja neil kõigil oleks veel 3 last ja siis küll oleks elu hea. Et tegelikult on nendes samades inimestes ja Kagu-Eesti ei ole inimestest tühi päris palju potentsiaali peidus. Ja siin ongi see ainult meie enda piiratus, et me ei oska võib-olla seda ressurssi ära kasutada ja ma arvan, et see ei ole üldse halb tunnistada, et me ei tea vastuseid. Mina ka ei tea vastuseid, mida teha, et Võru maakonna tervena elatud aastad tõuseksid. Aga nii nagu antakse nõuandeid isikliku
to-do listi haldamiseks, eks ju, kui tundub, et on mingisugune ülesanne, millega nagu üldse ei taha tegeleda, see on nii vastik ja ma ei oska ja ma ei tea ka, kuidas seda nagu, või mis see nagu täpselt olema peaks, siis ära pane endale eesmärgiks seda, et ma pean selle maja valmis ehitama, vaid pane endale eesmärgiks see, kuidas sa tahad liikuda selle lahenduse suunas. Kas sa tahad seda teha kellegiga koos? Kellega koos sa teha tahad? Kas sa tahad, no ma ei tea, selles protsessis saada seda, teist ja kolmandat väljundit veel, ja koos siis sõnastada probleeme, liikuda lahenduse suunas, sest et väga sageli tegelikult neid universaalseid lahendusi ei olegi ja ma arvan, et see protsess püüdmaks siis nagu jõuda mingisugustegi siis niisuguste võimalusteni on väga väärtuslik, et iseasi, kuhu me lõpuks jõuame, me ei tea seda, me ei tea keegi, mis tehnoloogilised võimalused on 5 ja 10 aasta pärast, et väga narr oleks praegu öelda, et me 10 aasta pärast tahaksime teha seda, teist ja kolmandat. Nii et ma kasutan siin oma õppe- ja luulesakkeuse küll väga võib-olla keerulist, aga väga sisukat lauset just selle sama asja kohta, et see, et meil tööjõud kahaneb, on iseenesest juba innovatsioon. Me peame sellega toime tulema, nii et järelikult me peame leidma kogu aeg uusi lahendusi ja kiiremini arenevad need ühiskonnad, mis suudavad selle muutuvate oludega kohaneda, nii et kui me ei tea lahendusi, siis ma arvan, kõige parem eesmärk meie nii riigi tasandil kui omavalitsuse kui organisatsioonide tasemel on võtta siht, et me kohaneme kiiresti, me oleme valmis reageerima muutuvatele oludele ja me väärtustame igaüht. Nii et see oli siis selgitus tuvidest ja varblastest ja ma arvan, et need varblased, kes meil siin olemas on päris prisked ja täitsa tuvi mõõtu, kui me niimoodi tahame näha. Aitäh, Kadri! Aitäh! Ma saan täiesti aru, et sinu peas neid vastuseid ei ole ja ei peagi olema, aga aruteludes ja omavahel rääkides kindlasti on hüpotees olnud, et miks ikkagi siin Lõuna-Eestis see tervelt elatud aastate arv on nii tuntavalt väiksem. Me oleme selle juures täna teist korda tagasi, Statistikaameti numbrites oli see ka, mida kohalikud inimesed ise arvavad, kus see tuleb? Ei, mul ei ole ühest vastust, siin on erinevad suunad, et nagu ma väga palju rääkisin haridusest, siis ma päriselt usun, et mingisugused võtmed on sellise elukestva hariduse ja mitte ainult nagu formaalse, vaid ka nagu mitteformaalse hariduse juures, sest et kui me vaatame ka meie Statistikaamet näitas ka meie haridustaseme jaotust, siis sealt oli näha, et meil ei ole just nagu ka liiga kõrgharitud inimeste osakaal, ehk et ma ütlesin, et kui 60% põlvkonnast juba oleks kõrgemalt haritud, siis see iseenesest juba on väga suur arenguhüpe, et eks üks võti on seal ja teistpidi on ikkagi natukene ka see teenuste kättesaadavuse teema, et inimene tunneb ennast ilmselt tervise mõttes turvalisemalt ja kindlamalt, kui ta teab, et tal on tõesti need teenused üsna mugavalt kättesaadavad ja seda me teame, et siin on sellega nagu veidikene väljakutseid. Kadri, aitäh! Suur tänu sulle! Kadri Kangro!